Armu ja rahu. Minu nimi on Kairi, kui seda kuulevad keegi, kes ei tunne ega tea. Ja minu tunnistus on siis seotud ka hoiatustega. Me elame siis vaimses maailmas, mis domineerib selgelt reaalsuse üle, mida meie siin oleme harjunud reaalsuseks pidama. Ja Jeesus Kristus tegi mind vabaks 8. märtsil 2025, ehk et siis sisuliselt on nädal puudu, kuni ma saan aasta siis vabana olla. Selle aasta sisse on mahtunud väga-väga palju ja ma olen kogenud väga-väga palju. Issand on väga palju õnnistanud ja ka imesid on juhtunud lisaks sellele imele, et ma vabaks sain. Ja kiitus Issandale vabanemise ja elu kingituse eest. Aga ma siis räägin lähemalt, kes ei tea, mis minuga toimus. Ja nimelt siis 5 aastat ei saanud mina elada nii-öelda normaalse inimese elu. Kogesin 5 aasta vältel rõhumist, piinamist, mu hing oli vangis. Tõsi, seda ei tahtnud paljud uskuda, mitte keegi ei saanud aru, mis see tähendab, et hing on vangis, et kas see saab olla võimalik, aga sai. Ma ei saanud nutta ega naerda, ma ei tundnud tundeid, ma tundsin ainult piina, jõhkrat, õudsat, kohutavat piina. See oli väga-väga karm. Ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen selle kohta, see oli põrgu maa peal. Ma ei saanud hoolitseda oma poja eest, kes oli tollel ajal 13-aastane, kui see minuga pihta hakkas. Nüüd saab nädala aja pärast 19. Minu eest hoolitses kõik need aastad ja minu poja eest minu ema, kes sai nüüd 83 aastaseks eelmine kuu. Ja kõik need aastad ma siis sisuliselt istusin voodi ääre peal, oigasin ja kraunusin ja tegin õudseid hääli, nägin välja tõeliselt kohutav, kes mäletab, kuidas ma välja nägin, siis need ilmselt saavad sellest aru. Minu sees oli päris mitu kuri vaimu või teemonit, ei tee vahet nendel. Muu hulgas surmavaim, mida ma kogesin ise ja mida tuvastati minu seest. Ja eneseneeduse vaim, hirmuvaim, terve palett oli neid. Viimased 6 kuud enne vabanemist selle teemaniku ja pimeduse väe meelevalla alt ei käinud ma mitte kusagil. Ma ei käinud mitte sammugi kodunud väljas. Saatan oli saanud endale võimaluse mulle hakata sisendama, et mulle ei leidugi abi, sest ma olin käinud nende 5 aasta jooksul päris suure hulga erinevaid vabastusteenistusi läbi, nii kodus kui võõrsil. Sõitnud 2 korral Põlvasse, aga Benjamin Lillemäe juurde. Ma olin külastanud Andrei Matetskit. Minu pool kodus oli käinud Ülo Niinemägi. Ma olin, polnud kohta, kuhu ma polnud pöördunud. Ja siis 2021. aasta aprillikuus ma jõudsin siia kogudusse, millest nüüd on saanud minu kogudus. Tollel hetkel oli see siis kodu osadusgrupp, kuhu mind Issand juhtis läbi Facebooki. Olin pannud kristlaste gruppi, Eestimaa kristlaste gruppi oma info, mis minuga toimub ja palunud abi. Ja üks noormees andis mulle Marguse numbri ja sealt pealt ma siis käisin siin piinatud ja rõhutud peast selles koguduses. Kodu osadusgrupis ma olen väga-väga tänulik oma nüüdsele kogudusele kõige selle eest, et te mind ära kannatasite, et talusite mind sellisena, nagu ma olin. Et just nimelt see ligemise armastus ja Kristuse armastus oli selles koguduses, sest et enamik inimesi ei taha selliseid inimesi enda hulka, see ei ole nii-öelda tore ja lahe, kui tuleb keegi, kes oigab ja näeb välja nagu õudukas, siis see ei ole naljakas, keegi neid ei taha. Ja see oli päris õudne, aga siia tulles ma alati, ehk et oma kogudusse tulles ma kogesin alati, kuidas ma olin oodatud sellisena, nagu ma olin. Meie nüüdne pastor tuli alati rõõmuga vastu ja tegi mulle kalli. Ma olin väga-väga rõõmus, et ometi keegi minust teeb välja.
Minu ema loomulikult tegi ka minust välja, aga isegi minu laps, ta otseselt ei pöördunud minust ära, vaid ta siis, ütleme, eemaldus kuidagi pidi, ta küll rääkis minuga, aga pigem ikka vältis. Sest kes siis laps tahab olla nagu emaga, kes kräunub ja oigeb ja näeb välja järjest õudukam. Isegi minu laps ütles mulle korduvalt, et minu poeg, et emme, miks sa nii koledaks oled muutunud, et vaata ikka peeglisse ka, kuidas välja näed. Et see oli veel eriti alandav, kuna ma sain aru algusest peale, mis minuga toimub. Ja ehk et siis kokkuvõttes siis ma olin teinud väga palju juhkraid patte, olnud nime kristlane. 14 pika aasta vältel ma olin ristitud saanud metodisti koguduses 2008 aasta. Ja see ristimine oli toimunud nõnda, et mul ei olnud tegelikult Jumalast õrna aimu. Ma ei lugenud Jumala sõna, ei siis ega ka need 14 aastat, mil ma olin nime kristlane. Mul oli kodus imekaunis piibel, mille mu ema oli kinkinud mulle kõrgkooli lõpuõtamiseks, aga ma ei puutunud seda, sest et mitte, et ma poleks tahtnud, vaid alati oli mõni maailma raamat ees. Alati oli saatan platsis oma kas siis mõne psühholoogia õpikuga, mis oli minu õpitud eriala, või siis mõne sellise tohutult moodsa tänapäevase raamatuga. Ja alati oli midagi, mis takistas kuni selle sidumise tekkeni. Ja ütlen ka paari sõnaga, mis on siis vaimne sidemine üldse, kes sellega kokku pole puutunud. Ka tõenäoliselt need, kes seda kuulevad, võib-olla veebi vahendusel ei pruugi paljud omada mingit ettekujutust, mis see endast tähendab, endast kujutab. Vaimne sidumine on siis midagi sellist, see on olukord, mil saatan saab inimese üle meelevalla oma kurjade vaimude ja teemonite läbi. Ehk et siis tegelikult inimesed vabatahtlikult annavad need oma tegude ja valikute läbi, ehk et siis pattude ja oma meelsuse läbi siis saatanale meelevalla teha ühte, teist ja kolmandat. Piibel ütleb selgesti, et kui me ei käi selles elus koos Jumalaga ega ela tema seaduste kohaselt, ei ole meile osaks langemas mitte õnnistused, vaid needused. Sel teemal on pikemalt peatunud Derek Prince oma raamatus Õnnistus või needus, vali ise. Ehk et ka see pealkiri iseenesest viitab sellele, et see on meie endi valik. Me ise valime saatan oma ellu, kui me laseme nendel asjadel juhtuda. Ja nimelt needused mulle ka osaks said 5 pikaks aastaks. Kõik see oli üks suur needus. Mainin ka võib-olla ära, et olin ka väga pikalt selline üsna ennast täis, ma olin lõpetanud oma abielu, lahutanud oma abielu, mis kestis 10 aastat ja seda selles mõttes uhkusest kindlasti, et ma pidasin ennast haritumaks, targemaks, minu abikaasal oli põhikooli haridus, tegelikult oli ta väga-väga hea pereinimene, ta oli ääretult empaatiline, heatahtlik ja parim kaaslane, keda endale tahta. Ta oli kuldsete kätega, ta oli teinud roostevabast metallist väga ilus asju meie kodus. Aga mina olin siis selline, kes asus õppima oma kõrgkooli ja mida rohkem ma seal õppisin, seda rohkem ma siis nii-öelda hakkasin ennast pidama temast nagu justkui paremaks. Ja see lõppes sellega, et me lahutasime oma abielu ja sealt pealt algasid, ütleme siis sisuliselt needused minu ellu tulema, et Jumalale see kindlasti ei meeldinud. Nagu mainisin, olin siis 14 aastat nime kristlane ja see tähendab siis seda, et ma uskusin Jumalat, ma teadsin, et ta on olemas. Jumal teadis ja tundis mind, ta ka armastas mind, aga mina Jumalat ei tundnud. Käisin kirikus, käisin igal pühapäeval peale ristimist, aga ma sisuliselt ei tundnud Jumalat. Ma lugesin küll kiriku seina pealt neid laule kaasa, laulsin kaasa. Arvasin, et sellest piisab nii Jumalale kui mulle, aga ei piisanud. Mis ma oskan veel mainida, et ma esimest korda nii-öelda sattusin Jumala juurde, siis oligi, kui ma sain ristitud. Ma juba olin toppinud oma nina ennustajatesse ja igasugustesse okultsetesse asjadesse. Kuna minu lapse isa omal ajal planeeris nii-öelda topelt perekonda, siis see oli aastal 2006, kui ma ootasin oma poega ja ma siis olin väga suures, kogesin ka nagu siin mitmed inimesed ärevushäireid.
sest minu lapse isa siis teadis, et ta oli perekond, kuigi ta minuga teadlikult seda planeeris. Ja see tõi kaasa väga-väga palju halba. Aga ja, et see oli esimene kord, kus ma pöördusin tegelikult minu ema kutsel metodisti kogudusse ja liitusingi alfa kursusega, aga ma ei saanud kuigi palju aimu, kes on Jumal ja kes on püha vaim. Ma läbisin need kursused nii, et ma isegi ei teadnud, mis on pääste. Siin ei olnud mitte kursuse läbiviijate mingit viga nendes, vaid minus endas. Laps oli siis väga väike, 4-kuune ja ma pooleldi tukkusin seal, ma olin kogu aeg magamata. Ja läks nõnda, et ma käisin siis tõesti 14 pikka aastat seal metodisti koguduses aeg-ajalt, kord 2 korda kuus, vahest 3 korda kuus, vahest 3 kuud ei käinud. See kõik oli väga-väga kaootiline ja ma uskusin, kõik on hästi, aga tegelikult läks kõik ainult hullemini. Abielulahutusel järgnes kodukaotus, jäin ilma oma väiksest armsast majast. Mul oli veel hiljem 2 kooselu, mis lõppesid. Ma suutsin leida endale alkoholiprobleemiga partnerid, kelles kõigis ma nägin nii-öelda intelligentset inimest, sest see, ütleme, haritus ja intellekt oli midagi, mida ma jahtisin kangesti. Sõna ütleb meile, et inimlik tarkus on Jumala silmis jõledus. Nüüd ma tean seda, aga siis ma ei teadnud ja see oli minu jaoks väga suur väärtus. Aga ja, nii see läks, et jäin ilma siis nii kodust kui ka kõigest ja tegin veel ühe eriliselt suure lolluse lõpuks. Olin hankimas uut kodu endale Mähe piirkonnas, kus ma olin ka peale oma esialgse kodu müüki elanud 4 aastat üürikodus ja saatan hakkas mulle sosistama kõrva, et inimene peab ju midagi omama kangesti siin maailmas. Ja see maailm siin on teadupoolest orienteeritud omamisele, mateeriale. Suuremad väärtused on edu ja kõik, mis sellega kaasneb ja enese teostus ja kõik see. Seda kõike püüdlesin ka mina ja siis saatan järjest rohkem mulle susistas, et sa pead endale ikkagi uue kodu ostma. Ja see oli siis, ütleme, viimane tõesti piiskarikas, mis siis päädis sellega, et ma võtsin endale uue laenukaela. See kodu, mille ma siis ostsin, oli samas piirkonnas Mähel. See osutus täiesti elamiskõlbmatuks ja saatan sosistas mulle väga kõvasti asju kõrva. Ma sattusin suhtlema inimestega, kes siis olid juba väga tugevalt New Age'is. Võtsin selle filosoofia oma südamesse ja hinge vastu, hakkasin kordama mantreid enda üle, olen edukas, olen kena, olen andekas, ma olen mis iganes, mis on teadupoolest nõidus. Nüüd ma seda kõike tean. Nii et ja, ligikaudu 7 aastat olin ma siis tegelikult lugenud Facebookist ja igal poolt mujalt New Age'i puudutavaid artikleid, mis siis räägivad meile, et me ise oleme oma elu loojad, ise me oleme justkui oma elu jumalad. Mis on saatana suurim vale ja nagu meist enamus on aru saanud, et saatana suurim vale on veel ka see, et teda pole olemas. Ta on vägagi olemas. Veel suutsime suhelda 5 aasta vältel ühe naisterahvaga, kes tegeles tarokaartidega. Mis iganes suurim otsus minu ellu tuli või küsimus, siis ma saatsin talle küsimuse, see maksis 25 €. See oli tegelikult tagantjärgi nii-öelda lõiv saatanale, mida ma maksin, mis läbi ma sain oma hinge talle kuidagi pidi müüdud. Sest et saatanaga finantsilised tehingud seavad meid eriti karmil kombel tema külge. Ja ma mäletan ka seda, kuidas selle nime kristlane minus ütles mulle ka, et äkki see siiski on ikka väga halb, ma ikkagi ei tohiks seda teha, sest ma ju teadsin, et seda teha ei tohi. Aga iga kord oma südames ma leidsin mingi vabanduse, et küll Jumal annab andeks, ma veel mõne kirja saadan, siis midagi rohkem ei tee seda, aga ikkagi saatsin ja ikkagi küsisin. Ja neid asju tuli veel. Selle äpardunud viimase koduostuga lõppes siis sellega, et ma püüdsin tagastada seda kinnisvara järgneva 2 ööpäeva jooksul. See ei õnnestunud, maakler ja müüja jooksid sõna otsa mõttes eest ära. Ei vastanud minu kõnedele ega millelegi ja see asi jäi mulle nii-öelda kätte ja ma müüsin selle maha suure kahjumiga, see jäi mulle võlg -13 000. Ja see siis omakorda päädis sellega, et ma kolisin oma pojaga koos ema juurde, olin lõpetanud just viimase kooselu. Taaskord, jah, mainitud alkoholi teemad olid mängus.
Ja ma sain olla koos pojaga ema kodus Kristiines Tallinnas, kus oli minuga lapsepõlvekodu, 6 aega ja siis algas see sidumine, et see oli väga-väga karm. Praktiliselt üle öö ma ei saanud enam midagi teha, ma lihtsalt istusin voodi ääre peal. Ja laps oli väga imestunud, emme, mis sul viga on, miks sa midagi ei tee. Vanaema hakkas süüa tegema, kõiki asju tegema, pesu pesema, ma lihtsalt istusin 5 aastat lõpuks. Me jõudsime rännata minu emaga ja minu pojaga veel sinna üürikoju korraks tagasi, olime seal aasta otsa koos, siis kus mina ja minu poeg elasime Mähel üürikodus peale oma kodumüüki ja see kõik päädis sellega, et ka selle kodust me loobusime, sest see käis meil finantsiliselt üle jõu ja Jumal juhatas meid hoopis tükkis Lasnamäele, kus me praegu tänaseni kolmekesi elame ja oleme. Ja olen väga tänulik Issandale selle kodu eest, et tegelikult on kõik hästi nüüd. Ja Issand Jeesus vabastas mind 8. märtsil, nagu ma mainisin, 2025. aastal, siis aasta tagasi peaaegu. Nõnda, et ma olin jätnud rahvusvahelisse eestpalvete gruppi nimega Prayers eestpalve soovi juulis vist 2024, kui ma õieti mäletan. Ja 2 Kanada kodanikku võtsid minuga ühendust. Ühele nendest oli Püha Vaim väga selgelt pannud südamele, et ta peab minu eest palvetama, ta lihtsalt peab. Ja ta tegi seda koos ühe sõbraga, ühe naisterahvaga. See kestis vähemasti tund aega. Ka siis ma tunnistasin kõik oma patud, nagu olin ma ka kõikide teiste eestpalvetajate puhul teinud, kõikide vabastuspalvete puhul, abi polnud ma saanud. Mitte kuidagi kombel ja ma sisemesse tekkis mul lootus esimest korda üle selle 5 aasta, et äkki nüüd, kuna Püha Vaim just oli käskinud veel palvetada. Ja tegelikult nii ka läks, ma sain vabaks läbi nende palvete, aga see juhtus 2 nädala vältel. Ehk et siis esimese korraga ei juhtunud midagi ja ma kogesin, et kas nüüd ka samuti, et ikkagi ei saa ma vabaks, et mis siis ometi minuga on lahti. Kõik patud olin tunnistanud, olin põlvili olnud võib-olla kuude kaupa enne vabaks saamist viimaste kuude vältel. Ja läks siis veel 2 nädalat mööda, kuni siis tegelikult selle teisele meesterahvale näitas Püha Vaim, mis oli sidumise tegelik põhjus. Ja tegelik põhjus oli siis laste raamat, mille ma olin kirjutanud nimega Onu internet ja nutikaigas, mis oli siis minu silmis selline heatahtlik juhatus lastele kui lapsevanematele, et nad ei unustaks ennast internetti ära. Et Onu internet oli siis keegi heatahtlik onkel, kes siis nii-öelda võlus lapsed maa alla oma pessa ja õpetas neid seal. Aga tegelikult oli siis nii, et mina arvasin, et tegemist on heatahtliku raamatuga, õpetliku looga, aga Jumala silmis oli tegemist nõidusega ja nõie raamatuga. Ja nõid oli nimelt ka kaane peal, kus oli minu nimi. Onu internet oli siis nõiamütsiga tegelane seal kaane peal ja mis oli kõige kohutavam, ma olin sinna raamatusse sisse pookinud laused, näiteks nagu Onu internet küsis poiste käest, kes olid seal raamatus siis tegelased, et mis siin nii põrgulikult naljakat on. Need lapsed midagi intsitsid, tegid mingid nalju, mis on siin nii põrgulikult naljakat. Ja nimelt põrguks minu elu kujuneski maa peal 5 aastaks. Mainin ka ära, et minu kodus oli väga palju neetud esemeid, neid oli päris palju. Muu hulgas oli raamat nimega Eetika, mille ma olin kõrgkooli ajaga ostnud ja mis oli siis filosoofia õpik tegelikult ja kui Püha Vaim hiljem hakkas ka mulle omale avama neid asju, mis mu kodus kõik olid, ma palvetsin iga päev ja palusin tal näidata. Ja ta näitaski ükshaaval ja raamatus avasin täpselt selle lehekülje pealt raamatu, nagu Püha Vaim juhatas, mis siis nii-öelda deklareeris, et see oli terve teooria välja mõeldud selle inimese poolt, kes siis selle raamatu autor oli. Tohutu tarkus oli, et oli nagu matemaatikas eeldus, väide ja tõestus ja oli toodud, et eeldus on, et Jumalat ei saa olla olemas. Ja väide oli, et ka analoogne, et ka ei saa olla olemas. Ja lõpuks oli siis tõdemus toodud, et olendit nimega Jumal ei saa olla olemas. Ja selline raamat oli minu riiuli peal. Panen teile kõigile südamele, et mateeria saab kanda erinevat vaimsust. Kui keegi on näiteks tegelenud nõidusega või millegiga, siis need asjad saavad olla neetud, need saavad kanda kurja vaime.
Rääkimata siis raamatutest, mis siis otseselt ütlevad mingit sõnumit edasi. Nii et seoses selle kõigega, mida ma läbi tegin ja kogesin, on mulle mõned soovitused ja hoiatused inimestele. Ja mainin ka ära, et miks ma ei saanud 5 aasta vältel vabaks, miks ei toiminud ükski vabastusteenistus, oli siis see, et patt oli minu ja Jumala vahel. See lasteraamat oligi patt, mis oli tunnistamata. Ehk et kui sidumine minuga pihta hakkas, siis ma tegelikult pöörusin koheselt järgmisel nädalal oma toonase koguduse, metodisti koguduse poole ja pastorid palvetasid minu ees keeltes, ma ise olin põlvili. Seal olid Toomas Pajusoo ja Joel Aulis, metodisti kogudusest väga armsad vennad, mulle tänaseni ja suhtleme ja hoiame sidet. Ja nemadki usutlesid mind kõigiti, et mis siis ikkagi need patud veel saavad olla, mis on tunnistamata. Tulid jutuks kõik minu vabad kooselud, kõik need ma panin Jumala ette ja uskusin ja lootsin, et ma saan vabaks, ma saan abi, aga seda ei tulnud. Ja ei tulnud veel 5 pikka aastat, sest et sama patt selle raamatu näol vaatas mulle kodus vastu. Hävitasin selle raamatu koheselt, kui see välja tuli füüsilisel kombel, põletasin ära kõik need vaba eksemplarid, mis mul veel kodus olid. Ja muidugi mainin ära, et ega siis need inimesed, kes seda praegu kuulevad või kunagi kuulevad, et ei arvaks, et nüüd peaks seda raamatu kuidagi väga kartma hakkama, seda mitte. Aga nõidusest pajatavaid raamatuid ei soovita ma kellelgi ühelgi lapsel tõesti lugeda. Saatsin toona, see oli siis aprillis, mais päris palju kirju laiali raamatupoodidesse, meil need 2 tükki ongi Eesti Vabariigis, ja ka raamatukogudesse, et need raamatud sealt nii-öelda eemaldataks. Minu kirja sisu väljendas seda, et olen nüüdseks saanud päriselt kristlaseks. Ma ei soovi samastuda selle raamatu autori staatusega enam. Ma ütlen avalikult lahti selle autorist ja hoiatsin inimesi ka nõiduse eest, et nõidus on väga-väga karmide tagajärgedega asi. Ja saatan on see, kes on selle asja taga. Nii et jah, ütleme siis 2 või 3 kuud rohkemgi ma puhastasin oma kodu kõigest neetud esemetest, kõikidest nendest asjadest. Ja mu hing, ütleme, kõige kohutavamad vaimud läksid minust välja 8. märtsil 2025 ja 12. märts ma siis tulin siia samasse kogudusse, oma kogudusse tagasi peaaegu vabana, ehk et ma suutsin juba minna välja, suutsin rääkida, olla normaalselt ja sest nagu ma mainisin, 6 kuud olin ma ainult toas, mitte sammu käinud väljas. Ei tähistanud ma oma sünnipäevi ja jõule, mitte midagi ei toimunud minu elus. Ja 12. märtsist siis peale ma hakkasin taas liikuma, ma võtsin ka tohutu ülekaalu, saavutasin selle aastatega, sest ma ei saanud sisuliselt käia ei väljas ega kuskil. Kui sa ainult lamad ja istud, siis meie keha sisuliselt nagu jääb seisma. Jõudsin ülekaaluni, mille kogus oli 134 kilo, see on väga-väga suur kogus, see ma olin tohutult jäme ja paks, inimesed, kes mind nägid ja mäletavad seda kõik. Et see oli väga kohutav, siis hakkasin ma liikuma ja sain sellest ülekaaluks vabaks Jumala abiga 10 kuuga. Langetsin ma 47 kilo ja ma jätkan sellega, soovin jõuda normaalkaalu välja. Varasemas elus olin ma tegelenud rattamatkamisega ja selliste asjadega, et ma ei olnud mingisugune voodi peal istuja. Ja ütleksin sen hoiatuseks kõigile, kes seda kuulevad ja kes võivad olla nende asjadega tegelemas või tegelenud. Ja et pöördun siin kohe kõikide inimeste poole, enne kõike siis maailma inimeste poole, ehk et maailma inimesed on siis need, kes ei käi koos Jumalaga, kes teda ei tunne. Et kas te olete kunagi iialgi mõelnud, kellele kuulub nõidade, selgeltnägijate ja tervendajate vägi, millega tegeleb tegelikult jooga ja millist vaimsust kannab eneses tegelikult New Age ehk uus vaimsus. Meie väike Eestimaa on haaratud nõidusest. Pigemini minnakse oma muredega abi otsima nõia käest, kui pöördutakse elava Jumala poole. Kõikjal, nii Eestis kui mujal maailmas, on esoteerika poed, New Age ehk uus vaimsus, kogu püha populaarsust ja jooga on jõudnud isegi lasteaedadesse. Räägin siis paari sõnaga nendest kõikidest aspektidest ja siis on minu lugu räägitud. Nõidus.
Meie raamatupidapoodides on aukohal raamatud nõidusest ja kõiksugu astroloogilised abimehed on müüduim kaup. Nõied on teretulnud ka meie telekanalites, kõikjal on esoteerikapoed. Kui tegemist ei ole sugugi lihtsa, süütu lapse mänguga, usaldades end nõia hoolde, ulatad tegelikult käe saatanale. Sa ulatad talle sõbra käe ja saatan on tegelikult reaalsem kui lõviosa inimkonnast üldse iialgi arvata oskakski. On keegi, kes vihkab nõidust kogu südamest ja see on looja, meie Jumal, kes on nii sinu kui minu looja. Valides nõiad ja ennustajad asetad end paratamatult Jumala vaenlaseks. Nendelt saadud abi on aga ajutine ja tagajärgedeks on enamasti needus, haigus, surm või vaesus. Lisaks sulle enesele, kes sa nõidusega võid tegeleda. Või tegeled, paned sa suurde ohtu ka oma lapsed, sest neilegi langeb needus Jumala sõna kohaselt koguni mitmele põlvkonnale. Põrgu on reaalne koht, kuid sinu looja soovib sind sellest päästa. Pöördu abi saamiseks Jeesuse Kristuse poole, võtta ühendust mõne kogudusega ja palu enese eest palvetada. Toon ka mõne kirjakoha siia jutu vahele. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumala teenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. See kirjakoht on pärit Ilmutuse raamatust siis 22 ja 15. Jumala sõna ehk piibel. New Age ehk uus vaimsus. Kui märkad kas sotsiaalmeedias või mujal postitusi või õpetusi, milles kõneldakse pealt näha ilusat juttu ja kus sind õpetatakse iseenda kohta ütlema, et olen valgus, olen armastus, olen ise Jumal, olen oma elu looja, siis tea, et kõik see ongi New Age ehk uus vaimsus. Veel on kasutusel mõisted kanaldamine, meditatsioon, mindfulness, külgetõmbeseadus ehk law of attraction inglise keeles. Väekristallid, nagu siin inimesed on maininud, holistika, kohalolu, tantra, mantra, mandala ja palju muud. New Age ehk uus vaimsus koondab kokku väga laia spektri vaimseid praktikaid, mis paraku ei vii kedagi soovitud rahuni, vaid hoopis saatana käevangu ja edasi tema meelevalla alla, kus sageli on hiljem väga keeruline välja saada, nii nagu me siin eelkõneleja jutust kuulsime. Põrgu on reaalne, väga-väga reaalne, kuid sinu looja tõepoolest soovib sind sellest välja aidata ja tuua. Ja see toon ka kirjakoha siia selle New Age'i kohta. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. See kirjakoht on pärit 2. Korintuse 11.14. Piibel ehk Jumala sõna. Jooga kohta paar sõna. Kõikjal maailmas, ka Eestis on kogumas üha enam populaarsust jooga. Enamik inimesi aga ei aimagi, et tegu pole üksnes venitusharjutustega, ka mina tegelesin sellega 2 aastat, vaid hoopis vaimse praktikaga, mille käigus avame enesele teadmata vabatahtlikult uksed vaimse maailma pimeduse jõududele. Kuulsime siin eelkõneleja jutust, mis siis saab, kui inimene sellega tegeleb. Ei ole olemas neutraalset joogat. Sanskriti sõna jooga tähendab ühendust või ühinemist siis nii-öelda jumalatega. Ja neid jumalaid maailma silmis on väga-väga palju, ent enamik neist ei ole elav jumal ehk tõeline ja ainus jumal. Jooga algne eesmärk ei olnud tõepoolest keha venitus ega tervise võimlemine, vaid inimese ühinemine siis jumaliku tegelikkusega, jumaliku energiaga, mida hinduismis nimetatakse brahmaniks. Inimesed sageli arvavad, et jooga koosneb neutraalsetest venitustest, aga tegelikkuses on suurem osa joogapoose pärit mütoloogilistest ja religioossetest kujunditest. Teisisõnu ebajumalatest ja ebajumalate kummardamine on taas midagi, mida Jumal, sinu looja, oma sõna kohaselt vihkab. Tasub teada, et kui vahetult peale joogatundi ei kogeta midagi erilist, ei tähenda see, et ta meid vaimselt ei puuduta ega mõjuta. Tihti ilmnevad siiski negatiivsed tagajärjed ehk needused, olgu see siis ärevus, mõni haigus ja nagu siin me kuulsime koguni surma näol. See ei ole naljaasi.
Kui oled joogaga tegelenud või praegugi tegelemas, pöördu sellest ja palu Jeesuselt andeks. Ta annab sulle andeks, ta on elav Jumal. Tema suurim soov on sind sellest välja tõmmata. Tark oleks lasta enesest palvetada, et lahti öelda kurjuse mõjudest ning kõigist nendest teemonitest, mis on saanud legaalse õiguse ehk meelevalla inimesesse siseneda läbi nende joogaharjutuste. Püha vaim on Jumala enesevaim, kes saab meid sellest kõigest vabastada ja puhastada. Ja mainin ära ka neetud esemed meie kodus, millest ma siin mainisin, et on oluline teada ja teadvustada, et meie kodu peab olema puhas esemetest, mis võivad samuti avada ukse needustele meie elus. Selleks võib olla juhuslik suveniir mõnest esoteerika kauplusest või reisilt toodud kas või külmkapi magnet. Või siis ese, mida on kasutanud keegi, kes on tegelenud nõidusega või olnud Jumala vastane. See on samuti ebajumalate kummardamine. Nõidusele viitavate või muul moel vale vaimsust kandvate esemete oma kodus omamine on Jumala silmis tegelikult patt. See on koostöö pimedusega ehk saatana enesega. Ja siia lõppu ma tooksin välja kirjakoha, mis ütleb, et nende Jumala kujud põletage tules, ära himusta hõbedat ja kulda nende pealt ja ära võtta seda endale, et sind sellega ei võrgutataks, sest see on jäledus issandale, su Jumalale. Ära vii niisugust jäledust oma kotta, et sinagi ei saaks neetuks nagu see. Sa pead seda ülimalt põlgama ja jälestama, sest see on neetud asi. See kirjakoht pärineb siis 5. Moosese 7.25-26 piibel. Jumala sõna räägib meile väga selgelt, et meil on valida ainult 2 teed, kitsas tee ja lai tee. Kitsal teel saame me käia, kui me käime koos Jumalaga, ja laial teel käib paraku suurem osa meie maailma elanikkonnast. Jumala sõna ütleb selle kohta, et kui kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. See kirjakoht pärineb Matteuse 7.14 piiblist. Sellest kõigest järeldub, et lai tee ei vii ellu ja tõde on see, et see viib hoopis põrgusse, mis on samuti reaalsus. On väga palju neid, kes on seal käinud läbi siis kliinilise surma või on nendele antud see võimalus põrgut näha. Ka taevas on inimesed käinud. Mõlemad on väga reaalsed, nii taevas kui põrgu, ja meil on tõesti 2 valikut, kas käia koos Jeesusega või käia koos maailmaga, tegeleda nende New Age'idega ja võtta omaks kõike seda maailma õpetust. Meil on tõesti 2 valikut, kas meile langevad osaks needused või õnnistused. Ja meil ütleb Jumala sõna siin meile, et ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Valinud elu, et sina ja su sugu võiksite elada. See pärineb 5. Moosese 30.19 piiblis. Ja veel on üks aspekt. Meie ajastule on väga omane mõtteviis, et eksisteerib väga palju erinevaid jumalaid. Sellest kõigest räägib meile budism, hinduism, islam ja palju muud. Ning kõik on tegelikult lubatud. Kuid see ei ole tõsi. Kõigi nende nii-öelda alternatiivsete, eksitavate religioonide usundite eesmärk on vaid üks. Juhtida inimene võimalikult kaugele tõelisest elavast Jumalast. See kõik on saatana pettus, et hoida inimesi oma meelevalla all, et nad mitte mingil juhul ei pääseks ega pöörduks. Jah, ütleb siis Jumala sõna. Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais. See on Rooma 1.18. Ja veel on levinud maailmas inimeste seas eksi arusaam, et kui oleme head inimesed, siis meiega on kõik hästi. Ja kohe kindlasti ei satu inimene põrgusse. Kuid tõde on, et ilma Jeesuse Kristuseta, Jumala ainusündinud pojata, pole see mitte kuidagi võimalik. Saatanal pole midagi selle vastu, et sa oled hea inimene. Teda ei häiri, et sa oled vabatahtlik toidupangas, sorteerid prügi ning käid vanaprouadel abiks. Teda ei sega, et oled lahke, helde ja meeldid kõigile oma koguduses või kogukonnas. Tema jaoks on oluline see, et sa Jeesuse ees ei kummardaks. Vabandust, kogudusel valesena, tahtsin öelda kogukonnast tõesti. Saatana vale, mida usuvad miljardid inimesed üle kogu maailma, on veendumus, et kõik kõrge moraal võrdub vaimsusega. Et olla hea inimene ei tähenda see sama, mis olla kristlane.
seepärast tasuks üle vaadata, millises väärtuse ruumis me elame ja mõista, et ilma Jeesuseta meil ei ole igavest elu. Me paraku morsisammul liigume põrgu suunas, kui me ei võta Jeesust omaks ega teda oma südamesse vastu ei võta. Ja samuti ma panen inimestele südamele vaadata üle, millist muusikat nad kuulavad, mida te kodus kuulate, millised plaadid teil kodus on. Ka mina kuulasin nimekristlane olles a la Nirvanat, kõikvõimalikku maailma muusikat, kõikvõimalikku popmuusikat ja rockmuusikat ja see oli minu meelest tohutult lahe. Kui ma puhastasin oma kodu 4 kuud, siis ma loopisin selle kõik välja. Mul ei ole kodus ühtegi maailma muusikat, ühtegi maailma raamatut ja ma ei taha nendest enam iialgi midagi kuulda. Ja sõna ütleb meile veel, et sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Veel ütleb sõna meile, et Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minu isa juurde, muidu kui minu kaudu. See kirjakoht pärineb Johannese 14.15 piibel. Aga hea uudis kõige selle loo lõpuks on see, et veel on armu aeg ja meil on veel võimalik tulla tema juurde. Meil on võimalik tema juurde naasta, võttes oma südames vastu tema poja Jeesuse Kristuse. Veel tooksin välja kirjakohad, mis ehk kõnelevad sellest kõigest. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. See kirjakoht pärineb siis teise ajaraamatu 7.14 piibel. Ja veel ütleb Jumala sõna, et te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast, te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. See on minu sõnumi lõpp. Tänan teid kuulamast ja õnnistust ja aamen. Kiitus Jeesusele. Nii, tänu Jeesusele Jumal tõmbab endiselt välja pimedusest ja ma arvan, et me paneme kokku korjanduse. Ja vaatame veel, ütlen seda ka, et siin on vaata Jesaja 59, see on meile öeldud, vaata kui mõni ei kuule vaata palveid, siis näe. Vaata issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole kõrvda kuulmises kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie ees, sellepärast ta ei kuule. Kui ei lähe üles mingisugust, ei saa palve vastuseid, siis on mingisugune patt on seal vahel, et ei kuule. Ja et on mingisugune patt vahel, et see tuleb ära korda ajada, et siis on jälle puhas kuld. Ja selle jaoks on see taeva kohtu case, et taeva kohtusse minna, kus kohas on Jeesus ühel pool ja kurat on teisel pool süüdistamas meie patte. Me peame temalt kõik asjad ära võtta, et meie palvetel ei oleks takistusi. Või olla takistused, näiteks Peetruse kirjas on väga hästi takistus olemas, kus ütleb niimoodi, et naine ja mees peavad omavahel läbi saama, et nende palvel ei oleks takistusi. Näete, et Uues Testament lubab kristlastel takistusi, kui on patt. Ja Jesaja 59 räägib, minu rahvas ei ole pikk Baal ega kuskil mujal, see on minu rahvaseks, mina, sina ja kõik, kes me koos oleme. Ja üks teine kirjakoht on veel Jeremia 5.27 ütleb väga selgelt, et teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid headest eemal. Vaata, kui meil on mingisugune patud või mingi olema kellegiga tülissime, ma ei tea, tühja täia pärast, siis midagi head hoitakse meist eemal. Mina küll ei taha. Ma tahan, et issand tooks head meile, et parem on asjad hoida kõik korras. Sellest, et üks asi on, et süüteod hoiavad hea meid eedaks eemal ja meie patud võivad olla selle jaoks, et meie palvetel ei ole vastuseid. Ja mõni palvetab aasta, 2 ja tegelikult on see, vaatasin ühte pastorit, kes räägib sellest taeva kohtust. Ta ütles niimoodi, Jumal vastab palve juba ära kohe kuuldud, aga sinu asi on vaadata, mille pärast ta
aasta jooksul tulnud ei ole. Sinu asi on sellega nuputada. Miks ta suld ei ole? See vastus peaks ammu tulnud olema. Mis asi seal on? Lõpuks leiad, seal on patt, mis on üles tuhistamata, mis on kuradi käest on õigus ära võtmata ja sellepärast on viivitus asja tulemisest sinu ellu. Et sellepärast oleme väga tähtsad nagu targad majapidajad, et me ei lase mingisugusel patul või patustamisel ega mingil asjal koguduses vohada. On ju? Siis on hea, hoitakse meie ligi ja palvetele ka vastatakse. Tänu Jeesus kõige eest.